Praktikal õppimine on esmajoones kogemusest õppimine ja olulisel kohal on ka koolis õpitud teoreetiliste teadmiste seostamine praktikaga. Eneseanalüüs on selleks võtmeks, mis aitab teoreetilisi teadmisi seostada ja mõtestada praktika käigus õpitut. Eneseanalüüs on ka võimalus, mille kaudu praktikant saab mõtestada seda, mis on tema tugevused, mida ta on juba õppinud ja mida ta oskab ning kus on arenguvajadused ja mida on vaja veel juurde õppida. Me võime mõtestada oma kogemusi igapäevaselt, aga enamasti ei ole sellised analüüsid teadlikud. Eneseanalüüsi õnnestumiseks on oluline teha seda teadlikult ja seada endale eesmärgid. Miks ma eneseanalüüsi teen? Kui oled valinud välja kogemuse, mida soovid analüüsida, siis esimeseks sammuks võiks olla selle kogemuse kirjeldamine ja kaardistamine. Kui oled kõik olulised aspektid üles leidnud, siis saad asuda juba analüüsi juurde. Selleks on sulle abiks mitmed tehnikad ja mudelid. Analüüsi suunas aitab sul liikuda ka see, kui küsid endalt, miks see kogemus on sulle oluline, mida see kogemus sinu jaoks tähendab ja mida on sellest õppida. Ehkki eneseanalüüs võib tunduda loomulik ja igapäevane osa meie elust, siis teadlikku ja õppimist toetavat eneseanalüüsi võib olla üpris keeruline teha. Selleks on hea, kui analüüsija kõrval on mõni hea sõber, mentor, kolleeg või juhendaja, kes aitab analüüsi teha ja endasse vaadata.